Ma näitan ja räägin lahti ka, kuidas see õietolmukoguri süsteem töötab. Ehk siis see õietolmukogur on taru alla käiv õietolmukogur, mida kasutatakse korpustarudega. Ehk siis see korpus, mis siin peal praegu on, see peaks siis piltlikult näitama, et kuidas see taru siin peal on. Ja siis taru alla käib selline õietolmukogur. Õietolmukoguril on külje peal on õietolmusahtel, kuhu siis kogutud õietolm kukub ja kus siis selle saab välja võtta. See on selline külje pealt välja käiv sahtel lihtsalt siin. Kui sahtel täis saab või on vaja sahtlit tühjendama tulla, siis välja võtta, saab tühjaks kallata kuskile. Õietolmukoguris lendavad mesilased sisse siit alt avast, kuhu ma konkspiltiga näitan praegu. Siit nad liiguvad seda laua tagust äärt pidi siia kahe kihi vahele. Siin on topeltkiht, plaate. Ja kui nad siit nüüd tahavad tarru tulla, siis nad peavad läbi tulema siit selle ülemise resti. Ja see rest on sellepärast õiget suurust aukudega. Et kui nad siit mesilast nüüd läbi tulevad, siis õietolmutombud kukuvad neil jala küljest lahti. Selleks, et see õietolm nüüd sinna õietolmukogurisse sisse kukuks, on see alumine kiht siin tehtud võrgust. Siit võrgust kukub lahti kukkunud õietolm läbi ja siis siia alla sahtlisse. Kui nüüd õietolmukogur on töötavas asendis, niimoodi, et siin peal on olemas see kogumisrest ja sulgemispulk on ees olemas, siis nad siit pealt ei saa otse läbi tulla, vaid nad peavadki läbi selle resti tulema. Nüüd selleks, et mesilased saaksid tarust välja liikuda uuesti, on siin ees need torud. Nendest torudest nad oskavad välja lennata siis. Ja siis nad ei pea välja tulles läbi selle resti enam kõndima. Nüüd, kui mesinik tahab korjamises pausi teha, aga ei taha kogurit veel alt ära võtta, see on täiesti loomulik, sest kui järjepidevalt pikem perioodi jooksul õietolmu koguda, siis tekib mesilaspärel õietolmu puudus. Siis selleks saab lihtsalt selle kistu siit eest ära võtta. Ja see avab uuesti võimaluse mesilasperel otse alt tarru liikuda. Niimoodi, et pole vaja kogumisresti läbida. Või siis ka teisiti tekib siia peale juurde teine lennuava, kus siis mesilased saavad otse tarru lennata sisse. Ja jällegi ei ole vaja siis kogumisresti läbida. Ja kui on mesilastel nüüd antud uuesti võimalus enda õietolmu tagavarasi täiendada, siis saab selle pulgasi uuesti vahele panna ja õietolmu kogumisega jätkata. See pulk on selliselt siia tehtud, et kui see taru nüüd siin peal on ja peale vajutab enda raskusega, siis ta vajutab selle pulgaga siia kinni ja ei ole ohtu, et see pulk siit eest ära tuleks. Ja see pulk on disainitud selliselt, et siin küljes on ka väike riba, mis siis sulgeb selle ava, mida siia on võimalik tekitada. Õietolmukoguri tagumine osa on osaliselt kaetud võrguga. See on selleks, et suvel palavate ilmadega peredes ei läheks liiga palavaks, kuid samas ta ei ole kaetud täielikult võrguga, selleks, et ka jahedamate öödega suudaks pere enda sooja režiimi hoida. Ja kui on soov õietolmukogumil lõpetada, siis saab lihtsalt õietolmukoguri tarul alt ära võtta. Kui kohe ei ole aega sellega tegeleda, siis saab eest selle pulga ära võtta ja lasta perel selliselt tegutseda. Kui teil tekkis küsimusi õietolmukoguri töötamise või valmistamise osas, siis kirjutage kommentaar selle kohta, proovin neile vastata. Kui teil oleks huvi õietolmukogurit kasutada, siis andke ka sellest teada. Et valmistan nii külje peal avanevad kui ka sahtliga taha avanevad kogureid. Ja kommenteerige ka, mis te arvate selliselt disainitud õietolmukogurist. Võib-olla juba kasutate mõnda sellist.